Eesti Rahva Muuseumis on avatud läbi aegade suurim rahvarõivaste näitus. Juba sajand tagasi õnnestus muuseumil koguda piiritu talurahva värvi, mustrite, tavade ja moodide kollektsioon. Nüüd, mil lõpuks uue hoone näituse pinnad seda võimaldavad, on kõik kogutud rikkus meie ette vaatamiseks toodud. See on suur rahvarõiva näitus, mille pealkiri on Rahvarõivas on norm igal aastaajal. Ja pealkiri juba viitab sellele, et me näitame rahvarõivaid erinevatel aastaaegadel. Et Eestis kantakse üsna palju rahvarõivaid just tänu meie tantsu- ja laulupidudele. Ja inimestel on jäänud mulje, et rahvarõivad ongi sellised, nagu me oleme nendel pidudel neid näinud. Aga tegelikult elame ju Põhjamaal ja meil on siin erinevad ilmad, erinevad aastaajad ja igal aastaajal vajati isesuguseid rõivaid. Et näidata inimestele ka selliseid, mida kanti siis talvel, kasukaid, pikkuubi, igasuguseid õlakatteid, suurette, sõbasid. Mis asi on aga üldse rahvarõivas ja kust kohast selline nimetus pärineb? No see sõna rahvariie on ju tegelikult meie pandud 100 aastat hiljem, kui need inimesed neid rõivaid tegelikult kandsid. Nemad nimetasid neid lihtsalt tegelikult kirikuriieteks, selliseid, mis olid ilusamad, millega nad siis läksid pühapäeviti kirikusse. Kuna hakati rõivaid kasutama meie laulupidudel, mis esimene oli teatavasti 1869, siis juba kui paljudes paikades hakkasid rahvarõivad isegi kaduma juba kandmiselt, asendusid linnamaaliste rõivastusega ja vot sellel ajal siis kutsuti üles rahvast laulupidudele panema selga oma talurahva rõivaid ja vot sellel ajal tekkis see rõivastus, et see on rahvarõivas. Tänapäeva inimese jaoks on rõivaste hankimine imelihtne. Tuleb vaid minna sobivasse kauplusesse ja vastavalt rahakoti paksusele sealt meelepärane välja valida. Kui palju aga 21. sajandi masstoodangu ühiskonna inimene rahvarõivaid või selle üksikelemente kasutab? Eestlased üsna hästi kannavad rahvarõivast üksikelemente. Et näiteks eriti populaarne on triibuseelikute kandmine. Et seda võib täiesti erinevatel aastaaegadel näha just laatadel, et müüjatel on tihtipeale see triibuseelik seljas, siis ka mõningatel selliste rahvuslikel või pidulikemal üritustel, kas või mõnel kontserdil, et ikka mõni pealtvaataja tuleb ka triibuseelik seljas. Üsna palju kantakse vöösid selliste nii-öelda linna- või moerõivastusega, ehetest rääkimata, tehteid kantakse ka tavaliste riietega. Kui rääkida nüüd rahvarõiva üksikelementide kasutamisest tänapäeva rõivastusest, siis ka seda päris palju kasutatakse ja käiakse muuseumist ideid saamas. Aga nüüd me sügisel avame teises suures saalis näituse, kus ongi siis väljas moerõivas, 20. sajandi ja 21. sajandi alguse moerõivas, kus on kasutatud elemente rahvarõivast, kas siis lõikeid või üksik siis ornamente. Rahvarõiva näitusele on loomulikult oodatud kõik eestlased, aga kindlasti leiavad siit avastamisrõõmu ka külalised kaugemalt. Ma arvan, et tasub ikka tulla, sellepärast, et on tore vaadata, mis on ühist ja mis on siis teistmoodi. Et meil on ju palju ühist nii Läti rahvarõivastega kui Leedu rahvarõivastega, Soome rahvarõivastega, et leiab selliseid ühisjooni päris palju. Et näiteks kui vaadata nüüd Pärnumaa rahvarõivad, siis on väga palju ühisjooni just Läti rahvarõivastega. Ja kui me vaatame nüüd Põhja-Eestit või saari, siis on jälle seal leiame selliseid ühiselemente Rootsi, Norra, Soome riietega.